Muupa magalarajoonide inspektorite sõnul on piirkondade üldise heakorra jaoks murekohaks koeraomanikud, kes oma lemmikute järelt väljaheiteid ei korista. Tundub, et lihtsam on jalaga lund peale lükata kui üles korjata. Suvel koristatakse looma järel ikkagi aktiivsemalt ja kiiremini see ära, aga praegu arvatakse, et ega ta ju ei lähe haisema, külmub ära, paneme lume peale. Et see on Mustamäel, aga Mustamäel on üldse ikkagi kaepavad väga, et minnakse just akende alla teise poole maja, kus on lastel tegelikult mängivad ja asjad, et jalutavad seal oma koertega ja lasevad seal omal need koera hädad ära teha. No me rääkisime siin Mustamäest ja Haaberstist, kus olukord on päris paha, aga kas mõni linnaosa ka väga hea korraga silma hakkab? Väidetavalt Põhja-Tallinn, sest Põhja-Tallinnas oli siin sügisel aktsioon, et koer rihma otsa. Ja siis nad väga palju kontrollisid neid loomapidajaid ja asju. Ja sellest ka muidugi on tulnud see kindlasti, et seal pidi olema asi rohkem korras. Kohe uurimegi, mis on Põhja-Tallinna elanike fenomen. Ma arvan, et Põhja-Tallinnas mis on meie edu praegu, et meilt üha rohkem tekib kogukonna asumi ja kodutunne. Sealt algab see nii ja siis teine asi, et asumid ja kogukonnad, miks see on hea, et inimesed üha rohkem suhtlevad. Ja ei ole sellist anonüümsust, ei ole kuskil seal suur maja ümberringi kõik tühjus, et minu koer teeb seda, ma vaikselt lähen minema ja need. Mitte see, et keegi siin näpuga näitab, aga tegelikult on see, et see ongi see, et see on ka minu kodu, see on sinu kodu. Siinkohal meeldetuletus koeraomanikele. Vastavalt Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirja järgi on loomapidajal keelatud võimaldada koeral või kassil reostada hoone üldkasutatavaid ruume või ühiskasutuses olevat territooriumi.